Tšau! Tänases videos näed sa, kuidas värvida discgolfi ketast. Kui sa ei tea, mis discgolf on, siis tegu on spordiga, mis sarnaneb golfile. Ainult et golfikeppide ja pallide asemel on diskid ehk kettad ja eesmärk on siis võimalikult väheste visetega rada lõpetada. Ning ilma pikema jututa haarame enda heledates toonides premium plastikust ketta. Mul on hetkel siin Claymore, võiks olla mitte läbipaistev plastik, et värv oleks paremini näha ja hakkame värvima. Ketta värvimiseks läheb sul vaja vanu ajalehti, frisbit, värve, atsetoni, pipetiga pudelit või süstalt ja pipetti, mida saab osta apteegist, läbipaistvat PVA liimi, vajadusel kummikindaid, patipatju, kõrt, hambatikku ja ketast. Esmalt katan ma tööpinna korralikult ajalehtedega. Kuna minu ketas on juba metsas lendu näinud, siis ma tõmban mustad kohad atsetoniga puhtaks. Järgmisena valmistaksin ette värvid. Mina tahaksin kasutada sinist ja musta. Minu inspiratsioonipilt on see. Mina hoian kõik enda värve klaasis pipetiga pudelis, kus segan värvi atsetoniga. Ole ettevaatlik, sest atseton söövitab. Kui sinul sellist pipetiga pudelit ei ole, siis saad ka kasutada pudelikorke, kuhu lihtsalt paned kuiva pulgaga värvi ja siis atsetoni. Kogused on sellised silma järgi, et pigem tuleks siuke tummisem värv. Täna värvin liimi peale. Seda tehnikat olen ka juba varem mitmeid kordi proovinud. Kindlasti veendu, et frisbee oleks enne liimi peale panemist puhas, et isegi kui sa seal värve kokku segasid, siis värv on hästi lendlev ja minul kahjuks jäi seda sinna frisbee põhja ja see mõjutas natukene ka lõpptulemust. Aga ega seal midagi keerulist ei ole, lihtsalt hakkad pipetiga võtma värvi ja kandma seda liimi peale. Minu põhimõte on see, et pigem panna rohkem kui vähem värvi, et jääks parem tulemus. Värvi saab laiali ajada ideaalselt kas kõrrega puhudes või tiku abil. Ja kui sa võtad värvi süstlaga, siis süstla lõpp on üsnagi jäik, et sa ei pritsiks seal valesse kohta enda värvi. Ja kindlasti kasuta erinevaid pipette erinevate värvide jaoks, et see juba eos sul kokku ei seguneks. Ja lisaks frisbile võid kasutada ka ükskõik millist teist anumat, kuhu ketas ilusti sisse mahub. Näiteks ma olen kasutanud ka lillepoti alust või fooliumist grillpanni, mis on ümmargune ning mida saab peale kasutamist ära visata. Alla kirjeldusse panen ka lingid, kus saad ketta värve osta. Ja kui oled lõpptulemusega rahul, siis lihtsalt aseta ettevaatlikult enda ketas liimi peale ja suru ilusti kõik servad korraks liimi sisse. Liimi tehnikat kasutades soovitan ketast hoida vähemalt 12 tundi puutumatult ja peale 12 tunni möödumist pesen ketta vee ja seebiga puhtaks. Ja selline sai lõpptulemus. Stampi osas ma tegin õige otsuse, et ma selle maha ei võtnud. Ma tean, et ta ei näe just kõige värskem välja, aga ajaga maha kuludes tänu toonitud taustale jääb stamp valgena ikka näha. Aitäh, et sa vaatasid. Kui sulle video meeldis, siis kindlasti pane like ja näeme juba järgmises videos. Tšau!